nädalaga vormi. Leppisime sõbrannaga kokku, et teeme intensiivse spordinädala. Suvi on kohe käes ja tahaks heas vormis olla. Kätlin küsis, mis trenni me tegema hakkame. Ma arvasin, et oleks vaja teha erinevaid trenne, siis on tulemus parem. Ütlesin, et treenime õues, spordisaalis ja jõusaalis. Sõbranna arvas, et see on hea mõte. Aga mida siis teha? Mõtlesime, et esmaspäeval mängime palli, näiteks jalgpalli, võrkpalli. Ma ei oska küll hästi võrkpalli mängida, aga sõbranna lubas mind õpetada. Teisipäeval otsustasime treenida õues, näiteks joosta pargis. Leppisime kokku, et hommikul jookseme pargis ja pärast teeme harjutusi väljõusaalis. Mida teha kolmapäeval? Võib-olla midagi spordiklubis. Mina tahtsin minna aeroobikasse, aga Kätlin ütles, et aeroobika on igav. Valisime lõpuks vesiaeroobika. Meie linnas on hea veekeskus, kus on suur bassein ja mõnusad saunad. Kindlasti läheme ka sauna. See on pärast trenni nii mõnus. Neljapäev, mis veel teha? Sõbranna küsis, kas mul jalgratas on? Muidugi on. Neljapäeval läheme rattaga sõitma. Meie linnas on head rattateed ja kiiver on mul ka õnneks olemas. Kas reedel puhata? Muidugi mitte. Kätlinile tuli meelde, et tema sõbrad mängivad igal reedel kettagolfi. Me võiksime ka nendega koos mängida. Sõbranna ütles, et kettad saame sõpradelt laenata. Juhuu, reedel toimub minu esimene kettagolfitrenn. Laupäeval teeme midagi lõbusat. Kätlin tahtis klubisse tantsima minna. Mina arvasin, et see ei ole trenn. Kätlin ütles, et on muidugi, kui me tantsime 3-4 tundi järjest. Olin lõpuks nõus. Mis sporti teha pühapäeval? Nägin internetist, et üks spordipi organiseerib pühapäeval jalgsimatka. See on 30 kilomeetrit pikk ja sinna saab ette registreeruda. Arvasime, et sellega on mõnus spordinädal lõpetada. Kava sai valmis, olime päris väsinud ja mõtlesime, et trenniga veel ei alusta. Ootame järgmist nädalat.